millest me siis alustame? Alustame sellest riigireetmisest. Sellest nõukaaegsest, jah. Kuidas see juhtus, et sa said süüdistuse riigireetmisest? Noh, see niinimetatud riigireetmine, mis kindlasti jääb nagu Eesti Vabariigi justiitsia ajalukku, see algas siis 2006. aastal, kui mind arreteeriti. Süüdistus esialgu oligi siis ja selleks ka jäi siis Eesti Vabariigi reetmine. Kuna ma olevat siis üksinda loonud kõik tingimused relvastatud riigipöörde katseks, ajendiks oli üks kirjutis Eesti saatus, kuid mis siis nagu kohtus maha võeti tegelikult, kuna seda Eesti saatust mina levitasin ühes eksemplaris, aga kaitsepolitsei peadirektor Jüri Pihl levitas seda umbes 100 000 eksemplaris ajakirjas avaldamise teel ja ma ütlesin, et nende arvates oli see nagu riigipöörde kava ja ühtlasi ka üleskutse, aga ma ütlesin, no siis peaks ju Jüri Pihli kinni panema, et tema levitas seda kavat ja üleskutset 100 000 korda suuremas mahus. Nii et see võeti maha ja tegelikult jäigi mulle ainult süüdistuseks provokaator Johannes Kerdi tunnistused, mis ta siis tähendab, olles temaga koos Kaitseliidu peastaabist tollal oli ta Kaitseliidu ülem, hiljem ta sai juba Kaitseväe juhatajaks. Ja siis ta nagu pani ette, et teeme siis relvastatud riigipöörde, mina ütlesin, no teeme jah siis, aga ütlesin, no, et see jääb siis sinu õlule nagu, et sinul on nagu relvastatud mehed käsutada, et minul peale Soome sõjaaegse vintpüssi midagi kodus ei ole ja ühtegi struktuuri ma ei kamandanud ja olin lihtsalt lihtkaitseliitlane, nii et aga siis tema tunnistuste järgi tehtigi mul kohtus ära, ei kuulatud mingisuguseid vastuväiteid, ringkonnakohtus mõnitati lihtsalt, seal oli siis mõnitajaks oli endine siis vabadusvõitleja Mart Nikluse tagakiusaja õieti represseerija siis 1980. aastal tollal Tartu rahvakohtus Jüri Paap, kellel taheti ka möödunud aastal riiklik autasu anda, aga õnneks Mart Niklus tõstis suurt kära ja skandaali, nii et see jäi siiski tal saamata. Riigikohtusse mind isegi ei viidud, väideti sellega, et meil tapirongi sel päeval ei sõida, arutati siis minu selja taga üks advokaat oli ka, keda ma ei olnud eluses näinud, kes tegelikult oli pigem prokurör kui advokaat ja püüdis mind seal naeruvääristada. Nii et noh, niuke see värk oli ja tegelikult noh, ma sain amnestiaga nagu küll välja, et ma pidin sellest 2 aastast ära istuma aasta ja 7 kuud, aga sellega oli ka veel jama, et siis selgus, et tegelikult on mind üldse 170 päeva ilmaasjata kinni hoitud, kuna ei olnud enam seda paragrahvi, paragrahv oli vahepeal ära muudetud ja no nagu need asjad käisid, et lollilt pandi kinni ja veel lollimalt vabastati, aga senini ei ole mul õnnestunud kuidagi saavutada, et see kohtuasi nagu ümber vaadatakse, sellepärast, et uurimises oli tohutult tehtud vigu, õieti kaitsepolitsei suvatsenud mind isegi kordagi üle kuulata, no kus saab mingid asjaolusid siis teada saada, kui süüalust või kahtlusalust ei kuulata kordagi üle, tehti nii ära ja esimese astme kohtus. Tema oli omal ajal seotud KGB-ga, see kohtunik Eda Murak. Ja tema oli KGB käekirja ekspert oli 1975. aastal, kui näiteks Eesti demokraate kinni pandi, nii et nad olid kõik nagu sõltuvad või fantaseeritavad selle siis Kaapo poolt ja siis lausa istungi vaheajal muide kohus tehti just samal päeval, kui oli presidendivalimised, et ajakirjandus pigem läheb presidendivalimistel, kui tuleb minu kohtusse, seal oli paar ajakirjanikku, kelle kirjutisi samuti nagu lühendati toimetuste poolt, nii et üks venekeelne ajaleht, vist Sovetska Estonia või Estonia oli ta tollal, et kirjutas enam-vähem objektiivselt, aga et suurt midagi rahvas nagu sellest ei teadnudki, aga mind vabastati muidugi sellepärast, et juba siiski ühiskondlik arvamus mingisugune oli ja korjati allkirju, tähendab Estonia teatri üle 5000 ja siis palju hakati rääkima, et neil tundus nagu piinlik ikkagi, ütleme nüüd taasiseseisvumisprotsessis endine Nõukogude poliitvang pandi uuesti kinni, aga on ka arusaadav, tollal olid kommunistid võimul, pärast kirjutas siis Vene ajakirja Aganjok, et paadunud rahvuslane pandi sellepärast kinni, et taheti, tollal olid topelt tollid, et taheti neid topelt tolle maha saada, nii et asi oli poliitiline
ja kogu see värk, aga noh, iseloomulik on selles, et see kohus või see uurimine, see ei kannata üldse mitte mingisugust kriitikat, aga seni ei ole julgenud mitte ükski advokaat seda asja ette võtta, ütles, et seal on see on poliitikaga seotud ja et Kaapo on seal nagu asjaosaline, et me ei julge Kaapo vastu minna ja ongi kogu demokraatia. Aga siis see ettevalmistamine, mis sulle süüks pandi, et see seisneski siis selles kõnes, selles vestluses Kerdiga? Jah, täpselt, et muud ettevalmistus, nagu öelda, ega mina oma arust ju ei läinud riigipööret sinna Kaitseväe või tähendab Kaitseliidu juhataja juurde tegema, et mina läksin hoopis Kaitseliidu nagu probleemidest rääkima, et tollal inimesed olid entusiastlikult nõus, aga Kaitseliit oli tollal ikka väga vähe rahastatud ja inimesed kõiki ostsid mundreid ja relvi kõiki oma raha eest veel, et ma käisin nagu selle idee välja, et võiks nagu rohkem tähelepanu siiski osutada, aga Kert sai nagu asjast aru, et ma tulin riigipööret temaga koos tegema, nii et see oli niisugune päris naljakas tagantjärgi võttes, aga nagu on ka öelnud hiljem kaitsejõudude juhataja Aleksander Einzel, et selline mees oleks pidanud ise kohtu alla antama, kes provokaatori rolli mängib, aga meil Eesti Vabariigis on nagu kõik nagu paremas korras. Aga kas ei olnud mingit osa sellel Kelamitel või? Jah, et vaat selle samas kirja, see Eesti saatus ma andsingi siis Kelami kätte, et viigu ta siis toimetagu peaministri kätte, et siin on nagu kaitseliitlaste probleemidest kirjutatud kõigist, et peavad arvestama, et inimesed on siiski tähendab aateinimesed ja et võiks nagu rohkem tähelepanu pöörata, aga Kelam läkski otse sellega Pihli juurde, nii et tuldi ja siis arreteeriti mind selle kirja peale. Tema siis nagu andis sind üles? Jah, et vana nagu võitluskaaslane, aga tema oli ka nomenklatuuris juba sel ajal, mis need vanad suhted enam loevad, et parem kannuseid teenida siis. Aga siis, kuidas siis, kui sa vangis olid, et siis sa mainisid, et Pihle oli sinu perekonda taga kiusanud? Jah, eks need jälgimised ja niisugused olid ja ütleme, naine tahtis saada siis kohtumist minuga, siis hoiti näiteks Kaapost teda päev otsa kinni, et selleks ajaks oli juba siis kohtumisajad oli nagu vanglas mööda saanud ja niisugused ütleme väiklased, niisugused sita keeramised, ütleme nii, aga õnneks naine siiski sai, kuna vangla juhtkond suhtus üldiselt minusse väga hästi ja ma käisin isegi selle aja jooksul 3 korda puhkusel kodus, nii et sai nagu vanglaga ei olnud mul mingit probleeme ja olin suhteliselt niisuguses elitaarses olukorras seal, nii et